Austria reisi 4. päeval alustasime teekonda kuulsa Krimli kose juurde. Kriml on Euroopa kõige suurem kosk, siin on 380 meetrit vee laskumist 3 erineval tasapinnal ja suvel on see kõik veel kordades võimsam, nii et kindlasti tasub siia rahvusparki tulla tagasi suvel. Kosk asub Austria rahvuspargis, mis laiutab 1845 ruutkilomeetril, mis hõlmab lisaks koskedele veel 550 mägijärve ja 266 üle 3000 meetrist mäetippu ja eriti rikkalikku taimestikku. Sambliku uurijatel on siin kindlasti väga palju põnevat teha, sest siin on erinevaid samblasorte tohutult palju ja üks nendest pidi muide suvel helendama, nii et see vaatepilt, mis siin suvel võib avaneda öisel ajal selle kose taustal, võib olla loomulikult imeline. Kosk on tervendava mõjuga ja aitab eriti hästi ravida astmahaigeid ja allergikuid. Samuti on see lemmikkoht matkajatele. Siit algab siis 3-kilomeetrine matk otse selle kose tippu, aga talvel saab sinna minna ainult omal vastutusel, sest siin võib olla libe ja mida iganes, kui midagi juhtub, ise oled süüdi, aga ikkagi lähme vaatame. Au, kas siin elab keegi? Siin on päris libe. Ütleme nii, et naeltega saapad kuluksid ära. See on ideaalne selfie tegemise koht. Loodus on siin ikka tõesti imeline. Seda võib nimetada lausa Austria oma Niagara joaks. Edasi tutvusime kohalike armsate hubaste mägikülakestega. Seesama külake siin, mille nimi on Neukirchen, on alati olnud väga jõukas, sest umbes 10.–11. sajandil hakati siit samast mägedest kaevandama erinevaid mineraale, kristalle ja smaragde. Lisaks sellele leiti siit veel ka kulda. Oi, kui ilus ja armas see katoliku kirik veel seestpoolt on. Huvitav on fakt, et selles kirikus on kasutatud kaunistuste juures siit samast mägede jõgedest leitud kulda. Edasi ootasid meid Brambergi lähistel mäel nimega Wildkogel põnevad kelgumäed. Võt, sellise asjaga hakkame nüüd sõitma. When you want to turn left, yes. We're walking with the left leg. Yes. When you want to make a right, we're walking with this here. Mm-hmm. When you want to stop, for example, we're just walking with the both of legs here. This will be funny. Mm-hmm. Yeah? Okay. So trust us. So that's we're here. Let's go, ladies and gentlemen. Siin Wildkogelil ehk metsikul mäel saab kelgutada 14 kilomeetrit jutti. Te ei kujuta ette, kui lõbus meelelahutus on. Juhei! Ma panen teist kõigist meeleda. Ma ei mutta kinni. Nii, ees on väikene puhkepaik. Saab minna süüa, juua midagi mõnusat. Hello! Hi! Let's go! So you have a great bar here. Some juice, please?
Juice. Yes. Orange juice. Yes. Orange juice. 20 euros, please. What? 20 euros. So. Right. Thank you. Thank you. Siin on nii tore see, et inimesed on kogu aeg väga mõnusas ja heas tujus. Et keegi ei vaata kunagi torrise näoga sulle otsa, vaid kõiki on näod rõõmul. Paradiis. Minu Ferrari on siin. Ja metsikud mäed, siit ma tulen. Noh, mine nüüd. Oi, nüüd saab hoo sisse, nüüd saab hoo sisse. Kelgutee peal ootas meid ees mitu peatuspaika. Ja ka siin on oma afterski koht, ehk siis koht, kuhu tullakse peale suusatamist või peale kelgutamist, süüakse, juuakse, pidutsetakse, sest kella 3 algab ka siin suur tantsimine.